Sisulooja ning blogija Mallukas ehk Malju Mariann Treimann Legrand on viimase aasta jooksul võtnud oma südameteemaks lähisuhtevägivalla. Nüüd lõi ta koos abikaasaga omaette andmebaasi seksuaalkurjategijatest ja pedofiilidest. Põhjuseks taaskord see, et väga suur osa tema 85 000 jälgijast usaldasid talle oma mure. See tekitabki nagu siukse abituse tunde ja mulle tundub, et see leht on võib-olla vähemalt üks väike asi, siis mida need ohvrid saavad nagu tunda, et okei, nüüd minul on ka äkki mingi kontroll, ma ei tea, ta sai juba karistada, aga mis siis on. Mulle räägivad, üks naisterahvas rääkis, et kui ta oli väike laps, siis tema isa käis tema toas, talle näiteks näppe sisse toppimas ja kui ta emale ütles, siis ema ütles, et ära kujuta endale ette ja ära räägi lolli juttu ja jättis veel koduarestida. Kui ma loen neid kohtuasju, siis põhimõtteliselt pedofiili case'id, seksuaalkurjategijate case'id on kõik tingimisi. Keegi ei lähe reaalselt vangi, eks ole. Ja samal ajal tavalised inimesed, ma ei tea, kas sa oled siis kanepit suitsetan, mis on illegaalne, ma saan sellest aru, oled sooritanud kelmuse, pannakse reaalselt vangi. Et see on nagu nii kreenis minu jaoks. Vihast kurjategijate vastu ja soovist ohvreid kuidagigi aidata, sündis lehekülg ettevaatust.ee, kuhu saab igaüks anonüümselt kohtulahendite põhjal üles laadida inimesed, kes on süüdi mõistetud kas lähisuhtevägivallas, pedofiilias või mõnes muus sarnases kuriteos. Malju ja Märten ütlevad, et meil peab olema koht, kus sellised inimesed on kokku koondatud. Vähem kui 24 tunni jooksul on sinna laetud üle 500 inimese. Suure koormuse tõttu on lehte lausa keeruline töös hoida. Täna ma sain esimese kirja, kus inimene ütles, et leidis oma elukaaslase sealt, kes on pedofiilias süüdi mõistetud, et tal ei olnud õrna aimugi. Sest et kuigi riigi lahend, mis on riigi lahend, kohtulahendid on avalik info, siis sa ei tule siukse asja peale. Kui sa ei ole enne ise kokku puutunud, sa ei tule siukse asja peale, et ma lähen vaatan. Võib-olla nüüd see ajendab inimesi seda tegema. Päris inimesed vaatavad üle need asjad, vaatavad paragrahv klapiks. Merli Kaunissaar, kes on ise lähisuhtevägivalla ohver ning tänaseks ka kogemusnõustaja, ütleb, et selline lehekülg on ohvrite jaoks väga vajalik, sest annab neile lõpuks teatava kontrolli, kuna see aitab ennetada uusi potentsiaalseid ohvreid. Rääkisin ka ühe naisega, keda ma olen nõustanud ja tema ütles, et tema saatis ka oma vägivallatseja kohta siis info ja ta ütles, et tal on nii hea tunne, et ta selle sammu tegi. Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul ei ole selline iseloodud andmebaas seaduse vastane. Küll aga lasub Mallukal selle loojana teatav vastutus. Kui see veebilehe pidaja kellegi andmeid avaldab, siis ta peab olema veendunud, et need andmed on õiged, et need ei ole kellegi valeandmed, et need ei ole kellegi nimekaimudega seotud pildid seal, võib-olla et sinna ei satuks ka näiteks detaile ohvrite kohta ja nii edasi. Loomulikult me tahame, et see leht oleks selles suhtes konkreetne ja aus kõigi suhtes, et kes seal on, need kuuluvadki sinna ja kes sinna kuuluma ei peaks, võivad meile kohe kirjutada, kui mingi apsakas on tekkinud, et me ei ürita kedagi meelega risti lüüa. Kriitikud on juba välja toonud, et avalikult üles laetud inimestel on keeruline muutuda ja oma eluga edasi minna. Seejuures leida ka tööd. Legrandid on hoopis teisel arvamusel. Minu soovitus on tapke ära ennast siis. Kui sa oled pedofiil ja sa ei leia kuskilt tööd, kui sa oled sunnitud ennast ära tapma, ausalt ehk ühiskonnale teene. Ma tean, et see kõlab robustselt, aga sellisele kuriteole ei ole mitte mingit vabandust, sa ei peagi saama edasi elada. Mine ela siis mingi sotsiaalkorteris kuskil kopikates, üldse ei huvita. Andmekaitse Inspektsioon ütleb siiski, et leheküljel üles laetud inimestel on õigus paluda end sealt eemaldada. Samuti on Andmekaitse Inspektsioon alustanud menetlust neile laekunud kaebuste osas. Justiits- ja digiminister ütles täna, et kuigi veebilehe eesmärk on hea, on sellel oma kohtumaik. Isikuandmete kaitse üldmäärus annab inimesele õiguse nõuda andmetöötleja käest. Esiteks tema isikuandmete töötlemisega seonduvat, näiteks seesama, mis alusel ja eesmärgil need andmed üldse avaldatakse, aga ka on inimesele õigus nõuda siis nende kustutamist. Aga muudame siis neid seadusi. Kas mitte ei ole nii, et me elame Eesti Vabariigis demokraatlikus ühiskonnas, kus kas inimeste rahva enda sõna ei peaks lugema, et kui takistab pedofiilide listi üles panemine mingi seadus, siis järelikult see on vale seadus ju. Kõik seadused ja kõik reeglid ei ole järgimiseks tegelikult. Aus ütlus, aga nii tegelikult on. Et me peaks 2 korda mõtlema, et kas see on nagu, kas isikukaitse siis selliste isikute puhul peaks nagu kehtima andmete kaitse või mitte. Malju ütleb, et kuigi see on kurnav, siis ta on valmis seda võitlust pidama. Enda ja oma pere turvalisuse pärast abikaasad ei karda, sest nende sõnul, kui kõik kardavad, saabki vägivald ühiskonnas vohada.
mul on mees ka jõhker tüüp. ma arvan, et meil ei ole põhjust selles suhtes karta, ma usun, et me oleme hoitud ja kaitstud igatepidi, et eks neid eelkõige on need lollikesed tavaliselt internetis, kes kirjutavad mingit jura. Aga tervise pärast ei pea kartma ja tead, meeste rahvana ma ütlen nii, et ega peksa saada pole häbiasi. Mina ei taha peksa saada, nii et kui keegi mõtles anda, please don't.